部塌了，20条街，80、81、81、82，全部塌。28. märtsil Myanmari tabas võimas maavärin, mis jättis selja taha kaose, hävingu ja inimohvreid. Ameerika Ühendriikide geoloogiateenistuse USGS andmetel oli maavärina magnituudiks 7,7, samas kui mõned seismoloogiateenistused hindasid värina magnituudiks 7,9 magnituudi. Maavärina epitsenter asus 11 miili kaugusel Mandalay linnast, kus elab 1,2 miljonit inimest. 12 minutit peale maavärinat järgnes tugev järeltõuge magnituudiga 6,7, millele järgnes veel mitu järeltõuget. Kohalik elanik ütles, et nad tundsid maavärinat umbes minuti vältel ja jooksid seejärel oma kodust välja. Nad nägid ka teisi inimesi oma majadest välja jooksmas. See oli väga järsk ja väga tugev. Maavärin põhjustas tohutut kahjumi infrastruktuurile, kahjustas paljusid hooneid ja sõiduteid ning põhjustas Irravati jõe ületava silla kokkuvarisemise. Täielik elektrikatkestus ja telefoniliinid on rivist väljas. Myanmari pealinnas Naypyitavis said maavärinast tõsiselt kannatada mitmed suuremad haiglad. Ning meditsiinitöötajad ravisid haavatuid välitingimustes. Ametlikel andmetel oli 31. märtsi seisuga hukkunuid on 2056 ja vigastada sai üle 3900 inimese. Mõned endiselt jäävad teadmata kadunuks. Inimesed hetkega sattusid kokkuvarisenud hoonete lõksu. Otsingu ja päästetööd kannatada saanud piirkondades jätkuvad. Väärib märkimist, et tegemist on võimsaima maavärinaga epitsentriga Myanmaris alates 1912. aastast. Värinaid oli tunda ka kogu Tais. Maavärin, mis asus epitsentrist sadade miilide kaugusel, varises Bangkokis kokku ehitatava pilvelõhkuja, hukkus vähemalt 7 inimest. 10 inimesed on endiselt teadmata kadunud. Pealtnägijate veebis postitatud videod näitavad, kuidas inimesed jooksevad välja kõrghoonetest. Ja kontoritest ning katusebasseinidest voolab vesi üle õõtsuvate hoonete servade. Maavärina epitsenter asus Hiina piirist ligikaudu 294 kilomeetri kaugusel ning värinaid oli tunda ka Yunnanis, Guizhous, Guangxis ja mujal. Yunnani provintsi piirilinnas said kannatada majad ja vigastada 2 inimest. Ja Yingshengi haigla sünnitusjärgsest keskusest turvakaamerast võetud kaadrid näitasid, kuidas õed päästsid vastsündinuid, kui hoone värises. Eksperdid märgivad, et maavärinate hulk ja võimsuse kasv, aga ka muude loodusõnnetuste arvu
ja tugevuse suurenemine vastab Allatra rahvusvahelise teadlaste rühma välja töötatud matemaatilisele mudelile. Üksikasjad on esitatud aruandes kliimakataklüsmide progresseerumisest maal ja nende katastroofilistest tagajärgedest.